kui hästi niimoodi üldiselt öelda, siis ma ütleks, see on, ütleme siis selliste eesmärkide seadmine, mis siis rahuldaksid omanikke. Samas nad siis, nagu peaksid olema siiski ka endale nagu huvitavad. No ja siis, kui need eesmärgid on seatud, siis tuleb proovida inimesi enda ümber siis motiveerida neid eesmärke täitma. Ei mingit salapära täiesti? Ei ole. No ja loomulikult siis, mis see on see, et usalda ka kontrolli, et siis tuleb nagu panna mingid etapid paika ja siis vaadata, kuidas siis läheb, kuidas me liigume võrreldes siis nende pisikeste eesmärkidega selle suure eesmärgi sees ja siis, kui me oleme kuskile kõrvale läinud, siis nagu välja selgitada, et miks ja mida saab teha, et siis nagu uuesti tagasi reebele saada. Et ega midagi nüüd sellist üleloomulikku ei ole. Ma arvan, et väga suur osa nagu selles juhtimise edus on minu arust nagu ikkagi kinni selles, et kuidas sa inimestega räägid, kuidas nendega suhtled, kuidas sa nende, ütleme, kuidas sa suhtud nende olukordadesse, kui tekivad probleemid, kui tekivad mingisugused ootamatused ja kas nad tunnevad, et nad nagu usaldavad sind, saavad sult toetust või pigem, et nad nagu kardavad sind ja hakkavad sinu eest asju varjama. Aga nii see ei ole, et vene inimest tuleb rohkem jõuga juhtida. Kõik räägivad, et Putin läheb väga hästi vene inimesele peale ja nii edasi. No, ma ei tea, ma ei ole, minu arust see nii ei ole. Ma arvan, ma ei saaks nagu öelda, et üldse saabki nagu teha, öelda, et on inimene, et on siis üks suur vene inimene ja talle meeldib nii. Ilmselt on päris hulk inimesi Venemaale, kellele meeldib tugev stiil. Ja aeg-ajalt ma ka mitte ei kärata, ma aeg-ajalt kirjutan niimoodi, et käratades kirjutan. Ja käratades kirjutan ja siis vahest mu assistent on siis nagu öelnud, et see mõjub Andrus väga hästi, et kui te seda aeg-ajalt teete, et nagu võtab nagu inimesed. On see ladina või kirillitsa tähestikus? Meil on selline omapärane suhtlemisviis, et ma kirjutan inglise keeles, aga nemad kirjutavad mulle vastu vene keeles. Vene keeles, mul ei oleks ka vene keeles kirjutamise vastu nagu midagi. SMS-e saadan ma juba ammu vene keeles. Sõimata saab nagu erinevad natuke. Aga see kirjutamine sellel klaviatuuril, need tähed on kõik teistes kohtades, et see võtab lihtsalt natuke aega saarema. Kuigi ma olen juba viimasel ajal teinud mõningaid edu saanud, mõningaid asju kirjutan juba vene keeles ja klaviatuuril.